tere hommikust! Tere õhtust! Õhtu teie jaoks, hommik minu jaoks. Täna on kolmapäev vist. Inglismaa 24 tunni MRE review video. Ma ei tea, mis mind ees ootab. Ma ei ole kunagi avanud seda. Ma ei tea, mis seal sees on. Ma ei ole videosi vaadanud, ma ei tea mitte midagi. Nii et saab huvitav olema. Mõtlesin, et võtame jalgratta, lähme sõidame natukene ringi ja otsime mingi koha, kus kodukontorit teha, vaatame, teeme tööd natukene, vaatame, avame ka selle Inglismaa MRE. Eile sõitsin jalgrattaga, siis jalgrattal tuli kett maha. Ma enda arust tegin selle korda vahepeal. Tuleb välja, et ei teinud. Liiga õrnalt keerasin kruvisid. Muud ei midagi. Lähme chillime. No jõu, kes ei mäleta või kunagi ammu tegin. See on üks mu lemmikkohtadest, kus chillida. Mõnus, rahulik, vaikne, ühtegi inimest ei ole. Linnud laulavad. Loodan, et väga täistitud ei ole linnude poolt. Mul mõte oli, et tulen siia ja kui ilm lubab, siis teen siin tööd. Ja noh, ilm lubab. Võtame arvuti ja kahv, ma ei võtnud päikseprille kaasa. Tänu tänasele päevale ma saan teha tööd tahvelarvutiga. Ma olen halk. Okei, teeme tööst puhkuse korraks. Vaatame üle, mis seal MRE sees on. Mis teed tahaks, aga mul on... see on ju kuradi naerukajakas. Teed tahaks, aga kattelokki ei ole kaasas. Ma tulin siia ja siis mõtlesin, et ma ei saa sooja vett kuidagi teha ja ma praegu vaatan, kas ma mingit kala näen juhuslikult. Kuigi ma ise väga ei usu seda, aga mingi 20-kilone mingi lõhe äkki, delfiin. Mis sa karjud? Vaatame, mis siin sees on. Prügikott, Nescafe 3 ühes. Great British Tea. Okei, seda ma tahaks maitsta. Antibacterial wipe, okei. Kreem, kohvikreem, kohvi. See on instant kohvi, sama nagu Nescafe, aga teise firma oma. Veel kreemi. Tormitikud, okei, see on huvitav. Tormitikke ei ole nagu varem näinud üheski MRS. Tee, märjad paberid. English breakfast tea. Okei, nuts. Spearmint flavor, sugar-free dental chewing gum with sweeteners. Okei, siin on niisugune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, midagi 8 tükki vist. Praegu kell on söömiseks liiga vara minu jaoks, aga ma võtan nätsu, võib närida küll. Nii, tavaline näts. Mis see on? See on spork, on ju. Spoon and a fork, spork. Võrdleme nätsu. Eesti nätsuga, mis Eesti MRS oli. See Eesti näts oli nagu jahu. Tropical flavor drink powder with sugar and sweeteners. 500 milliliitri külma veega. Joo kohe. Citric acid asjad. Päris palju pulbrit. Nii, 100 grammis on kilokaloreid 377. Kas siis 100 grammis pulbris või? Ehk siis üks see pulber on 150 kalorit. Kuna pakk on 47 grammi. Niisugune huvitav asi. Võtame vahelduseks midagi suuremat. Nii. Väga löda. Väga vedel on see teema siin sees. Ma mõtlesin, et see on supp. Tai-stiilis kanasupp. 300 grammi. 345 kalorit. Tai-stiilis kanasupp. Väga huvitav. Ma siiamaani suppi ei olegi MRE seest saanud. Võtame midagi väikest. Siin on... siin saad hinnata.
kui palju sulle mingi toit maitses. Ja kui sa täidad selle ära ja vastad neile, siis sa saad võimaluse võita 200 naelane Amazoni kingi voucher. Toho, väga suur respekt minu poolt, väga huvitav lahendus. Nii, vägev. Fruit Explosion. Midagi huvitavat. Beyond the Beaten Track, sellest ma olen kuulnud Beyond the Beaten Tracki vendadest. Outdoor Provisions that go to extra mile. Yellow Gap, Apple, Mango, Banana. Baby boy. Mango ja banaan on mu lemmik asi. Nii et väga kõva. Nii, mis meil veel on siin? Midagi suurt, midagi väikest. Biscuits, Browns. Okei. Küpsised, nagu ikka. Vaatame edasi, võtame midagi suuremat korraks. Boom! Thick boy! Otsetõlge, liha, pulgad ja riis. Väga imelik. Proven riis, vegetables, mis on siis köögiviljad. Red pepper, green beans, seller, sweet corn, peas, carrot, chopped, shaped. Põhimõtteliselt niisugune nagu mingi riisist jõu. 419 kilokalorit. Järgmine asi. Joogipulber. Kui see oli tropical flavor drink powder, siis see on cola flavor drink powder. Ehk siis make your own Coca-Cola. Mis me siit saame? Just nuts. Ainult pähklid. Lihtsalt pähklid. Peanuts, almonds, cashews. Võtame kohe 2 midagi väiksemad asjad. Isotonic drink powder cherry. Põhimõtteliselt ka mingi joogipulber. 381 kilokalorit 100 grammis. Siin on natuke vähem, 40 grammi. Cold or hot water. Ja see on cereal bar. Cookies and cream flavor. Boom. Maple syrup bun. See on siis vahtra siirup, saiake. See on saiake, nagu ma aru saan. Vahtra siirupiga koos. Hot chocolate drink. Cocoa-based beverage powder. Siin on, midagi huvitavat. Klaasist pudel. Hot original pepper sauce. Tabasco põhimõtteliselt. Väike 5-milline pudel. Väga meeldiv. Boom. Ginger pudding and ginger sauce. Ingveri puding ja ingveri kaste. Paar asja on jäänud. Kätepaberid ja apelsini maitseline soft drink. Ja siis on veel smooth peanut butter. Ehk siis maapähkli või. Kõik. Ma oleks arvanud, et on rohkem manti. Kui ma nüüd praegu peale vaatan, tundub päris huvitav. Nad on lahendanud selle, et hästi palju kaloreid peab tarbima sellega, et paneme mingi perseauguni mingit pulbrit, mida inimene sisse hingab endale. Seda ma praegu ei söö. Mul on niimoodi, ma fastin vaata. Enne kella 12 ma ei söö tavaliselt. Anyway, ma nüüd teen natuke tööd ja siis ehk me siis vaatame, kus me siis naudime mõnda seda hõrgutist. Nii, ma olen kodus tagasi. Mõtlesin, et teeks seda hot chocolate drinki, aga see teeb pool liitrit teeb ühest. Ehk siis ma panen enam-vähem pool seda pulbrit ainult ja teen 250 milliliitrit seda. Kaloraažilt on ka väga palju siin seda, ütleme 200 kalorit on ühes siin selle sees enam-vähem, et sellest 200-st ei tahaks üle 100 tarbida. Aga no kuidas ma nüüd võtan, et kui palju on pool? Nii. Nii, no see on pool umbes. Kui ma praegu lõhna järgi ja konsistentsi järgi vaatan, siis ma ütleks, et see on täiesti tavaline see Nescafe või mis iganes mant. See jänese värk. Paneme 250 milliliitrit vett. Päris paks on seal põhjas see mant. Nagu näete, naudin mõnusat vaikust. Kõige imelikum on see, et selline müra, nagu praegu on, Tapal oleks suva sellest. Tapal ei teeks väljagi, aga Võsul hakkab vastu. Pole ammu kakaod joonud, päris hea. Ta lõikab relakaga puulaudu küttepuude jaoks. Relakaga. Nii, cereal bar. See peaks olema mitu kalorit. Loeme kalorit kokku. 50 grammis, palju siin on? Siin ongi 50 grammi, 213 kilokalorit. Sööme sellest pool. Niisugune imelik musta värvi. Nendest cereal baaridest ma lugu väga ei pea. Aga kui me nüüd võrdleme mingisuguse suvalise cereal baariga, siis täpselt sama mant, mitte midagi erilist. Noh, see nagu poes. Nagu poemant. See oli okei. Kakao on nagu poekakao. Väga hea.
Ainuke vahe on see, et kui tavaliselt veega jääb see kakaopulber päris halb, siis praegu on päris hea. Nii et mulle tundub, et seal oli äkki mingi piimapulber ka sees veel. Main course. Värvus on niukene läga. Huvitav, kuidas nad mõtlevad, et see soojaks peaks tegema keegi, kui nad ei anna soojusalust. See on nagu, praegu on suhteliselt kõva tükina. Tugev ingveri maitse on küll. See on nagu magustoit, natuke küpsist ja ingver. Ma ei ole elu sees midagi sellist söönud. Aga see on päris hea. See on päris hea, ma ütlen, väga omapärane. Ma ei olegi nagu mingit ingveri magustoitu söönud kunagi. Vahepeal vaatad mingi rämedalt suur tolmupilv tuleb, puidu tolmupilv on ümber maja igal pool. Relakaga vist ei ole kõige targem puitu lõigata niimoodi. Ma üldjuhul ei ole mingi magusa fänn, aga hommikusöök on väga magusa rohke olnud. Cereal bar ja magus kakao, 100 kalorit siit, 100 kalorit siit, 200. Umbes, see on 585, no ütleme, et 800 kalorit kokku. Inglismaa läheb praegu suht kiiresti läheb nagu sinna juhi positsioonile. Prantsusmaa, Hispaania ja Inglismaa siiamaani päris vägevad olnud. USA oma ka muidugi. Kui ma nüüd peaks võrdlusele USA ja Inglismaa nagu need ratsioonid maitse poolest praegu, siis üks ühele magustoit oli sama hea. Erinevad magustoid muidugi. Mulle meeldib vaata vahepeal niukest teistsugust maitset ka tunda nii-öelda. Eestlased nagu me oleme, meil on kuradi tahad midagi magusat, siis on mannavaht või mis meil on mingi kama äkki või. Ingveri magustoit oli niukene omapärane. Ma tahan teada, mis maitsega see on. See tundub huvitav. See on mingi püree. Apple, mango, banana. Need maitsed on nii hästi ära seganenud, et ei saa aru. Asja kurat. Ma tõstsin mööblit ümber, peaaegu käisin kõhuli. Tunnen nagu imik ennast. Nii, ma olen nüüd siin kodus tööd teinud. Mul on siin asjad, mis ma tahan süüa praegu. Ja nendeks asjadeks on koola pulber on ju, pool liitrit vett, riis, hot sauce. Ja kuna ma kodus olen, siis ma teen niimoodi, et ma võtan selle hot sauce või selle riisi värgi siit välja. Lasen mikrokas soojaks, et sooja toitu nautida. Näeb välja nagu plohv. See maint tundub jõle õli kuidagi. Ongi lihtsalt nagu plohv, riis on ju. Ja sõna otseses mõttes nagu paki peal oli kirjas lihapulgad. Meat sticks. Külmana isegi ei ole otseselt seal midagi viga. Koola maitseline pulber ja niukene valge nagu Coke. 176 kalorit, niuke pulber lihtsalt. Kuuled, rahune. Coca-Cola lõhn on. See on naljakas. Värvus on imelik, kõik on imelik. Aga lõhn on täpselt nagu Coca-Cola või nagu mingi lutsukomm, mis oleks Coca-Cola maitseline nii-öelda. Niuke hapukas, niuke pool imelik. Meh, ma ütlen selle kohta, meh. Ma vabandan väga, et ma liiga mugavalt praegu tunnen ja et ei ole mingi mega wildlife, aga kohe ruttu, ma ei taha õue minna, et protsessi saaks kiirendada, et tööasju veel on vaja teha. Mis meid ees ootab siin maagilises väikses pudelis? Nojah, ma mõtlesin, et see on tahkem. Okei. Täitsa hot. Ma tahtsin algus enne hot sauce'iga kokku tegemist tahtsin maitsta. Kuidas see on? Täitsa okei. Mitte midagi erilist. Vaatame mingi biskiti kõrvale või? Kui see just magus ei ole, ma ei tea. Kas ta on magus või ei ole? Ei ole magus. Tundub, et on täistera biskit küpsis. Ta ei ole soolane, aga ei ole magus ka niukene vahepealne. Kavalalt tehtud. Sobib kõigega. Nüüd on see asi, et
No see liha on nagu kebab rohkem. Niuke mass poolenisti, et noh, mitte päris nüüd. Tegu ei ole kindlasti lihaga. Nii, aga mis siis ikka? Paneme natukene mehist manti ka. Hot sauce sobib siia päris hästi. Sobib nagu kõigega kokku tegelikult. See riis, see hot sauce, kõik. Nüüd läks heaks. Pärast seda, kui seda hot sauce'i sai panna. Enne oli niuke natuke pläss, aga see ongi niuke tunne, et need kaks asja käivadki koos. See liha on põhimõtteliselt nagu vorst, aga lihtsalt ilma siis sooleta. See ei ole soole sees. Kui ma võrdleks seda millegiga, siis see on nagu prantslastel oli ka vorst ja mingi riisimant koos. Kunagi minu sünnipäeva ajal vaatasime koos. Noh, põhimõtteliselt sama teeb välja. Maitse poolest ma mäletan ka, et sarnane. Üks asi, mis mulle ei meeldi, on see lusikas. Sellel lusikal on see kaar siin liiga suur. Kui muidu ma saan süüa niimoodi, et vunts ei käi lusika vastas, siis nüüd käib mul vunts lusika vastas. Ja ma kardan, ma värvin oma vuntsi siin punaseks sellega. Hernes, mais, nipet-näpet, asju veel. Päris hea oli, ausalt öeldes. See jook on väga imelik. Praegu jänu peale kõlgas küll, aga muidu on imelik. Ja et kaloreid kokku hoida on ju dieet ikkagi. Maitsesime ära, koolajook ei ole just kõige seksikam. Nüüd on siin mul siis väike snäkk, ma lasen oma keele õhetamise ära minna ja siis võtame, siin on smooth peanut butter. Las maitsemeeled raunevad maha, ma teen veel mõned minutid tööd ja siis vaatame edasi. Nii, keel on maha raunenud, proovime peanut butterit, see on kuidagi väga pehme. Viimane kord ma mäletan oli USA pakis, ühes vanas USA pakis oli see peanut butter ja seal oli niisugune suhteliselt kõvada, aga siin on niisugune pehme variant, mulle tundub. Mitte ma mingi hull maapähkli fänn oleks, ma ei saa üldse maapähklit. See on mega vedel. Kus ma praegu nüüd siis moka otsaga maitsesin seda. Sellest järeldades võin öelda, et maitsvam kui USA oma, maapähkli või. Obviously seda ei panda nii palju, aga meil on vaja maitsta, aine. Parem kui USA-kat oma igastas. Lõunasöök söödud, nüüd on meil viimased asjad mingisugused siin jäänud. Vaatame üle, mida head me õhtuks süüa saame siis. Kuna õhtusöök peab minu arust kõige kergem olema nii-öelda, siis supp. Tai stiilis kanasupp, väike magustoiduamps, maple syrup bun, see on siis vahtra siirupi mingisugune magus amps ja põhimõtteliselt ongi kõik. Siin on veel pähklid ka, pähklid lähevad niisama mul kotti, kunagi äkki tahan näksida. Ilma asjata ma neid kaloreid sisse ei hakka tarbima. Siin on mingi pulber ka, mitte see pulber. Pulberjoogid veel, on ju. Mul on siin cherry, troopiline jook ja mul on veel sina, orange. Apelsin. Ma seda värvipakki juba proovisin, eks ole. Koola oma oli seda värvipakis. Testime mingit väikest vaheldust. Testime orange versus cherry. Kirss versus apelsin. Kuigi mulle kirss meeldib, siis apelsin kõlab huvitavalt anyway, nii et apelsin läheb. Ma hakkan nüüd niimoodi ka raiskama, et igast ühest võtame ühe lonksu, on ju. Vähe. Ma ei tea, kui te kuulate seda, aga mis te arvate, kas ma peaksin niimoodi raiskama hakkama, et kui ma teen MRE lahti, absoluutselt kõiki asju maitsema kas või natukene või võin ma niimoodi, ütleme, niisuguse pulberjoogi endale siia kõrvale panna, et kunagi tulevikus näiteks. Mul on niisugune kõikide MRE-dest jäänud mingid jäägid, on ju, mingid müslid ja asjad, et ma panen ühte kohta nüüd kõik, siis mul on nagu hea võtta sealt mingid niisugused teatud asjad, spetsiifilised asjad. Kui ma siin selle koola tegin, on ju, maitseks, siis ma kallasin ta alla kraanist, et noh, see on nagu raiskamine täitsa, et ma niisugune üldjuhul ei taha raisata. Olgu. Teeme niimoodi, et ma maitsen neid mõlemat. Ma maitsen cherryt ja ma maitsen seda imelikku tropical flavorit ka. Neid maitsen ja õhtul joome seda orange'it. Maitseme seekord ära. Andke mulle teada all kommentaarides, mis te arvate. Kas ma peaksin tulevikus ka sedasi proovima igat asja või jätan alles. Tulevikus näiteks lähen päriselt matkama, siis võtan selle kaasa, saan veega teha endale, ei ole hea. 400 milliliitrit. See klaas ei ole 400 minu arust. Teeme siis tugevama kokteili. Pulber on samamoodi valge nagu ennemgi. Nagu mõnus kirsimait lõhnen. Nagu mõnda. Troopiline pulber. See on poole liitriga, nii et siit ma küll kõik ära ei pane. Siit paneme mingi pool. Ja jälle valge pulber. Ma teile saladus katte all ei hakka ütlema, kumb kirss on. Eks te ise arvake, kumb kirss võib olla. Nii,
tõehetk. Nagu morss, mitte midagi erilist. See on parem kui kirss, aga ka nagu morss. See kakaojook oli päris hea, mis ma ennem jõin. USA MRE-s olev see šokolaadijook, mida külmalt pidi jooma, see oli ka päris hea. Aga need joogid, ma triggerin nüüd inimesi, Aafrikas lapsed nälgivad, aga oleks üks Aafrika laps siin, ma annaks talle juused ausalt. Siis ma ei kallaks kraanist talle. Aga kuna mul on dieet ikkagi, sõbrad, siis ma ei saa. Ma lihtsalt ei saa. Ma pean, kuigi ma tahaksin põhjani panna, ma ei saa. Olgu, ma lähen nüüd jalgrattaga sõitma, aga lihtne, tavaline Käsmu tagasi, jalatrenn. Nüüd on niimoodi, et ma jõudsin koju tagasi lõpuks. Mis ma praegu tegin oli see, et läksin jalgrattaga kodunt Võsu sadamasse, Võsu sadamast Käsmu tipust tagasi Võsu sadamasse ja siis ringiga koju. Kokku näitab, et olen vist 26 kilti vist sõitnud jalgrattaga äkki või täna. Kui ma vaatan recent workouts, ma liidan peast kokku ruttu 8, 11, 21, 22, mingi komakohtadega 22 kilti jalgrattaga sõitmist. Mul on mitu korda vaata, mitu erinevat sõitu siin. Active time on täna igastahes 145 minutit. Kõht koriseb. Kell on 19.15, tai kana. Teeme lahti selle. Pakend on niukene nagu koeratoit, vaata, on sellises pakendis. Koeratoidu lõhn on ka ja värvus on ka nagu koeratoidul enam-vähem. Ütleme nii, et ja mingid. See nagu väga supp ei ole, et see on rohkem nagu niukene nagu püree enam-vähem. Lõhna järgi ma ütleks, et maitsev. Ma juba natuke maitsesin kogemata. Ja päris hea oli. Ei ole paks teema. Mingid tai-ürdid ja niisugused huvitav maitse. Käisin sõpradega söömas kunagi mingis tai-köögis, siis seal oli samasuguse maitsega mingi asi. Ma tunnen selle kõrval maitset. Olgu. Apelsini jook siis. Kas see läheb kollaseks? Natukene suppi jääb ka külge võib-olla. Ei ole pläss apelsin ainult üksinda. Jah. Nagu apukas, niuke imelik. Tunda on, et kontsentraat. Ma ei teagi, mis nüüd kõige parem jook nendest kolmest oli siis. Koola oli jube. See troopiline, see oli vist kõige parem, jah. Troopiline jook. See ingveri magustoit on mul kogu aeg siin mõtetes. Ma sõitsin jalgrattaga ka, siis ma mõtlesin, et mis siis kõige maitsvam oli. Ma mõtlesin kogu aeg selle ingveri magustoitu peale. Kuigi mulle magusad asjad ei meeldi. See oli niisugune väga omapärane asi, mida süüa. Ma väga koogivend ei ole ja need asja, aga ingveriga niisugune kokk oli või see mass oli päris hea. Midagi uut minu jaoks. Päris hea. Skaalal üks parimatest MRE-dest. Ma ausalt ütlen, siis USA MRE-ga samal tasemel. See on hea maint. Ja viimane asi, mis mul on see vahtrasiirupi saiake. Selle kõrvale me võtame ühe tee. Tee teeme siis MRE pakis olevast teest. Vaatame, mis värk sellega on. Maitsega see tegelane. Taifu. Great British Tea since 1903. Mulle tundus see pakk huvitavam kui see teine pakk. Inglastele tee maitseb on ju. Lõhnab päris hästi. Inglased muidugi teevad teed teistmoodi kui mina. Mulle meeldib see, et ma jätan selle koti siia sisse. Ma suhkrut ei pane, ma mett ei pane. Ja jätangi siia sisse, hästi tugev maitse tuleb. Mulle meeldib, kui on hästi tugeva maitsega tee. Siin paki peal oli vist kirjas isegi, vaata, kuidas on õige teha teed nende juurest. Teha perfektne tassteed. Kui keedetud vee sisse paned, hoiad 3-5 minutit. Lisa piima, suhkrut ja soovil sidrunit. Ta tõmbab natuke, tundus väga mahe. Rainforest Alliance Certified. Ma ka olen Rainforest Alliance. Käisin Võsu vahel, sõitsin jalgrattaga kellegi mingi saiakeste pakk vedelles maa peal. Nagu ilma saiakesteta. Ma korjasin üles, viisin prügikasti, siis mingi inimesed vaatasid mind imelikult. Ja kas nad arvasid, ma loodan, et saan süüa sealt. Miks nad mind imelikult vaatasid? Nii. Väga imelik asi. Vaadake see, mis asi on. See oleks nagu tainas, saate aru. Ohoh, siin on sees mingi maint. Vahtrasiirup on sees, sai on peal. Väga huvitav. See on neil mingi asi või? Ma ei söö magusat,
aga see on hea. Küpsis on niisugune mõnus, niisugune niiske natukene, aga see vahtra siirupit tunned nagu õrnalt taustal nii-öelda. Ilusti niisugune siirupit ja muud manti. Päris hea on, ma tahan seda ära süüa, aga mul on dieet. Tee on päris hea, niisugune pehme, niisugune mõnus, niisugune mõnna. Olgu, jällegi üks niisugune laisk MRE review on ju, aga ma loodan, et teile meeldis. Selleks korraks kõik minu poolt, aitäh, et vaatasite, tšau!